kolmapäeval, tuhkapäeval algab 40-päevane suure paastoaeg. Mis on paastoaja eesmärk? Kevadine suure paastoaeg on meie kogu olemust, nii ihu kui ka hinge, hõlmav ettevalmistus ülestõusmispühadeks. See meenutab ka Jeesuse viimast teekonda Jeruusalemma, tema kiusatusi, tema kannatust ja surma meie eest. Neile, kes muistse tava kohaselt valmistuvad ristimiseks ülestõusmispühadel, on ka see ühtlasi viimane pingutus enne selle püha sakramendi vastuvõtmist. Aga kuidas siis olla sellel erilisel ajal? Kuidas saada sellest vaimulikku kasu? Kirik kutsub meid süvendama oma pühendumist Kristusele, tugevdama oma elu vaimulikku sisu. Kuigi mõiste paastoaeg seondub meil ehk automaatselt mingitest toitudest loobumisega, ei seisne paastoaeg eelkõige õige menüü järgimises. Tegu on vaimuliku pingutusega, millega käsikäes käib ja mida toetab füüsiline askees. Ja askees kreeka keeles tähendab laiemas mõttes treenimist või harjutamist. Aga kuidas siis minna läbi paastoaja nii, et sellel oleks võimalikult hea vaimulik mõju? On 4 põhilist asja, mida tuleb silmas pidada. Esimene samm muidugi ongi paastumine. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid ta sõltub Jumala loovast ja elu alal hoidvast sõnast. Paastumisel tekkiv näljatunne teeb selle hästi selgeks. Meis enestes ei ole elu, ükskõik kui palju või kui hästi me toituksime. Elu tuleb üksnes Jumalalt. Paastumise mõte on askeetlik jõupingutus allutada füüsiline inimene vaimulikule inimesele. Toidu piiramine ja toidu lihtsus on siin vahendid, mitte eesmärk. Eesmärk ise on vaimulik. Vabastada end mis tahes mõttes tarbetust ballastist ja keskenduda Jumalale. Kirik on ammust ajast soovitanud paastoajal loobuda ideaalis lihast, piimatoodetest ja alkoholist. Arvestades meie aja elukeskkonda ja tempot, tuleb meil leida mõistlik tasakaal askeetliku pingutuse ja tervise säilitamise vahel. Näiteks mitte igaühele ei sobi tulenevalt tema töö iseloomust klassikaline paast, kuid milleski saab ennast piirata igaüks. Milline tahes oleks meie paasto jõupingutus, see tulgu kogu meie olemusest. Teine asi on palve. Nagu öeldud, on paastoaeg rohkem kui vaid toidusedeli korrigeerimine. Paastoaja juurde kuulub kindlasti palvetamine. Kuigi me peaksime palvetama kogu aeg, muutub palve paastoajal sügavamaks. Kuidas seda saavutada? Lisaks tavapärastele hommiku ja õhtu palvetele on kasulik lisada oma päeva nii-öelda aja mahavõtmise hetki palveks. Hea oleks arvestada lisaks hommiku ja õhtu palvele näiteks klassikaliste tunnipalvuste aegadega. Kell 9 hommikul, kell 12 südapäeval, kell 15 pärast lõunat ja nii edasi. Ja palvetades kogu aeg pidada meeles ikka lõppeesmärki, meeleparandust, uuenemist ja lähedasemat suhet Jumalaga. Kolmandaks, vaimulik lugemine. Pühakirja ja vaimulike raamatute lugemine on paastoajal äärmiselt kasulik. Paastoaja vältel võiks kindlasti lugeda läbi vähemalt 1 4 evangeeliumist ja lugeda palvemeeles psalme. Väga inspireeriv on lugeda pühakute elulugusid või muidu head vaimulikku kirjandust. See puhastab meie mõttemaailma ja suunab meie seesmise pilgu argiaskeldustelt igavikulistele jäävatele asjadele. Neljandaks, elu muutus. Viimaks me peame tegema väga selge jõupingutuse võtta maha oma elutempo. Tooma igasse oma päeva võimalikult palju vaikust, rahu, mõtlemise aega.
ja muidugi ka kvaliteetset, tähendusrikka suhtlemise aega meie elu oluliste inimestega. Selleks tuleb meil muidugi kõvasti maha tõmmata aega, mida kulutame telekale, internetile ja nutiseadmetele ning pealiskaudsele suhtlemisele sotsiaalmeedias. Need asjad ei ole iseenesest halvad, kuid meil tuleks üle vaadata nende proportsioon meie elus. Sest paastu ajal on meil teha midagi tähtsamat. Meelelahutus sõna otseses mõttes tuulutab meie pea tühjaks ja me ei suuda enam mõelda, keskenduda ega väärtustada seda, mis elus on tõeline ja tõeliselt tähtis. Paastuaeg on aeg, mil me teeme inventuuri oma elus Kristuse õpetuse valguses. Selleks on aga tarvis keskenduda ja kitsendada fookust. Jeesus ütleb, et kitsas on tee, mis viib ellu. Alguses muidugi tõstab meie isekas mina piirangute vastu protesti, ta tahab harjumuspärast mugavat elu, aga kui oleme kogenud eneseületamise võitu, leiame rõõmu, mis ei ole võrreldav selle maailma rõõmudega. Me hakkame taipama, mida püha Paulus mõtles, kui ta rääkis rahust ja rõõmust pühas vaimus. Kuid paastuaja praktikad ei ole suunatud ainult meile enestele. Paastuaeg on ka aktiivne hea tegemise aeg teistele. Ressursse, aega, raha või mis tahes muud, mis vabanevad meie enesepiiramise tulemusena, saame jagada nendega, kellel on puudus. Ja lõpuks, erilise väärtuse annab paastuajale ja kõigele sellega seonduvale see, et me teeme seda üheskoos. Me teeme seda terve kirikuga kõikjal maailmas. Ühine teekond liidab ja annab jõudu. Sellepärast otsi ka kindlasti paastudistsipliinis tuge ja toeta ise teisi. Muidugi on ka Jumal meie ligi ja tõeks läheb Jeesuse sõna. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Põnevat ja õnnistatud paastuaega sulle!